Tänaste reeglite järgi võib Eestisse võõrtööjõudu tuua hulgal, mis on võrdne 0,1%-ga alalisest elanikkonnast. Uue plaani järgi tohiks kvooti teatud ametite puhul tõsta 0,2%-ni ehk 2600 inimeseni, kes omakorda võivad kaasa võtta pereliikmed. Lauri Läänemetsa sõnul käivitaks selline muudatus Eestis immigratsioonipumba. See on huvitav, kuidas sotsiaaldemokraatidest saab ühe päevaga koalitsioonist välja jäädes EKRE. Ei ole seal mingit immigratsioonipumpa. Reformierakond ja Eesti 200 kavatsevad nüüd, kus sotsid on pardalt maas, täiskäigul edasi liikuda oskustööjõu kvoodile erandite loomisega. Lauri Läänemetsa sõnul tooks see aga igal aastal Eestisse juurde ligi 9000 inimest ning sellega kaasnevatele ohtudele täna ei mõelda. Läänemaailm on seda Euroopa riigid proovinud lahendada tööjõupuudust niimoodi. Täna me näeme neid probleeme, mis on seotud seal kultuuride erinevusega, lihtsalt neid inimesi on nii palju tulnud ja need inimesed saavad ühel hetkel vanaks, neid tuleb uuesti pensionit hakata maksma. Oskustega töötajad, kes tulevad nendest 10–20% tuleb täiendavalt kas siis näiteks abikaasa või laps kaasa. Ehk siis me räägime täiendavalt võib-olla kaasa tulevatest noortest lastest või siis naistest paarisaja inimese juures. Me räägime sellest, et Eestisse saaksid tulla ja oleks võimaldatud tulla inimestel, kes loovad siin lisaväärtust, lisatöökohti, kes on kõrgema palgalised, neil on erioskused ja just nimelt sellele eesmärgil, et ka meie majandus tõuseks järgmisele tasemele. Nii et kõige viimane poliitiline jõud, kellest ma oleks oodanud sellist populistlikku jama, vabandust väga nagu immigratsioonipump sellise eelnõu puhul, on sotsiaaldemokraadid. Lauri Läänemetsa sõnul pooldavad nad igati võõrtööjõu rakendamist seal, kus see on vajalik, kuid seda tuleb teha reguleeritult. Teine küsimus on see, et me peame suutma nad ära integreerida. Neil on vaja lasteaedu, mis on arvatavasti ingliskeelsed, neil on vaja tervishoiusüsteemis seda ingliskeelset lähenemist ja kõike muud ka. Et on suur vahe, kas me pimesi lihtsalt teeme uksed lahti, laseme inimesed Eestisse või me siis ütleme, et me tahame tarka majandust, see tähendab ka tarka tööjõudu siia. Sotsid tahavad tarka tööjõudu, mitte lihtsalt pimesi inimesi sisse lasta. Keldo toonitab, et erandid plaanitakse kehtestada vaid nendele ametitele, mille on välja toonud OSKA tööjõuvajaduse raport. Seejuures peaksid kõik Eestisse tulevad inimesed omama kehtivat töölepingut ja läbima julgeolekukontrolli. Iga Eesti ettevõtja ütleb ise ka, ilmselgelt me eelistame ju esimesena enda inimesi. Miks? Pole integreerumisküsimusi, pole vaja pabereid täita, enda inimesi eelistame alati, aga lihtsalt me oleme olukorras, kus akadeemikud, eksperdid, tööturu osalised on öelnud, meil lihtsalt ei ole nendesse valdkondadesse oma inimesi piisavalt võtta. Sotsiaaldemokraatide nägemus on, et kvootide otsustamise juures oleksid ka tööandjad ja ametiühingud. Endised koalitsioonipartnerid pidasid seda liigseks regulatsiooniks ja nii see trumm pauguga lõhki läkski. Nüüd toob uus siseminister lähinädalatel eelnõu uuesti valitsusse, peale mida saavad sotsid selle üle hääletada juba Riigikogu opositsiooni pingilt.